minu kapis on selline väga vana õmblusmasin, see on üle 100 aasta vana ja see kuulus kunagi minu vana-vanaemale, kellel oli 8 last ja kellele ta siis selle masinaga õmbles riideid. Mina sain selle oma vanaemalt ja mina olen sellega noorpõlves väga palju õmmelnud ja see on praegugi töökorras, kui väike hooldus ära teha. Ja mis mulle selle masina juures eriti meeldib, minu meelest see pool on siin nii äge. Et selline väga peen ja seda pidi tihti nagu täitma ja seda siis see peenike asi pannakse siia 2 asja vahele ja siis lükatakse siia vastu ja siis siit niimoodi õllitakse see pool nagu jälle niiti täis, et siukene masin, mida ma oskan oma arust ikkagi veel kasutada ja võib-olla teen korda ja millalgi õmblen ka midagi. Siin on selline kapp, mis nõukogude ajal tõenäoliselt oli peaaegu pooltes nõukogude kodudes. See kapp on originaalis siis puiduvärvi, siin on sellised tumedamad, minu meelest äkki pähklipuu spoonid või sellised. Ja minu vanemad ostsid selle kapi pärast abiellumist. Ja see kapp on minuga nagu minu elus kaasas olnud kõikides minu kodudes. Ma olen seda värvinud hiljem siis valgeks, kollaseks, nüüd on jälle valge. Siis siin kapi peal on need lipud, mis mul on väike laualippude kollektsioon. Sinimustvalge siis sain, kui ma töötasin Riigikantseleis. Rakvere linna lipu sain, kui töötasin Rakvere linnas ja nüüd Kadrina vallast on mul siis Kadrina valla laualipp. Mul on siin selline hästi tore maal, mida on maalinud minu 10-aastane poeg, siis aastal 2009 ja lihtsalt kuidagi nagu on äge, et koolitööna on see töö valminud ja kui on õpetaja suutnud lastes sellist loomingut nii-öelda koolitööna välja tuua, siis mina arvan, et see on raamimist väärt.